Nüüd ma olen jõudnud sissekäiguni ja siin üks inimene magab, pikutab. Siin on väga ilusad voodid, ma ei tea, kuidas mul see levi on, aga kas teie tõite need voodid siia või? Kes teist räägib vooditest? Sina räägid, väga tore. Kas... Ei, mina magan. Sa oled klient või agent, kumb sa oled? Klient olen praegu. Sina tõid need voodid siia? Poisid tõid. Ühesõnaga, aga kas sina oskad nendest vooditest rääkida midagi? Mis sa teada tahad? Ma tahan teada, et need voodid pidid kuidagi midagi mäletama ja siis ühe voodi peal on pult. Milleks on voodi peal pult? Selle voodi peal on pult, oota. Muidugi ma tahan voodi peale pikali minna. Ma olen olnud siukse diivani peal 30... Oi, kui mõnus. Nii. Kuule, oota, kus ma käisin hiljuti? Vist hambaarsti juures, kus on samamoodi liigub see asi. Paneme su sellisesse asendisse, kus su keha on puhkasendis. Alaseljale kõige vähem pinget. See on tõesti päris mõnus, sest et mul on tegelikult, ma pean oma alaselga jälgima ja sellega kõvasti tegutsema. Ma tunnen nagu minust tehakse piparkoogi vormi või mingisugust, ma olen kuskil vormi sees. Mis sa nüüd tunned? Mul on täpselt siuke tunne, vaata mul on üks väikene koer, Jack Russell, tema aeg-ajalt tuleb siia voodi äärele, paneb käpad sinna ja hakkab sabaga hästi kiiresti tegema. Mul on praegu täpselt sama tunne, et mu voodi vibreerib. Ja me saamegi panna 3 astet sellele voodile ja need samad astmed aitavad sind siis põhimõtteliselt, kui sa tahad lõdvestuda ja kui sa hommikul tahad ärgata, siis sa saad samamoodi nende vibratsioonidega ennast üles äratada. Sa saad valida endale vahemikku ja näiteks 30-minutilise akna ja siis see sama sensor, mis on siin voodi all, kus ei ole ühtegi mikrofoni, et ta ainult sinu võnkeid tunneb, siis ta äratab sind üles nagu niimoodi, et sul on kõige parem aeg ärkamiseks. See sobiks mulle, mul on tavaliselt hommikuti raske üles ärgata, ma olen pigem õhtu inimene, hommikud on kuidagi keerulised, aga siin on tõesti täitsa mõnus olnud, aga kas ma sain õigesti aru, et see kuidagi mäletab su asendit või midagi taolist või see, mis sa seletasid, see ongi see? Me saame panna siia 2 eraldi lemmikasendit, on ju? Pluss see äpp mäletab sinu magamist ja ta hindab sinu magamist ja ta annab sulle nõuandeid, mida sa peaksid muutma, et saada paremini magada. Oota, kui ma nüüd magan, kuidas ta mulle nõuande annab? Meil on äpp, mis näitab sulle, ta hindab seda, et kuidas on su pulss, kui palju sa norskad, kui sa norskad, siis ta said su keha kindlale asendile. Et kui näiteks, kui sa öösel väga kõva häält teed, siis voodi ise saab aru sellest, et kuule, et davai, liigutame nüüd natuke. Ta peaks mind siis külle peale keerama või? Ei, hakkab vibreerima, on üks asi. See on see, et sa ise aru, et sa pead liigutama ennast ja teine asi on see, et su pea tõuseb kõrgemale ja hingamist lähevad valla. Appi, kui tore. Kas nüüd see funktsioon on ka, et sa kallutaksid mind siit maha, siis ma saan edasi minna? Kutsun Indreku. Seda ei ole, jah. Oota, kuidas see kõige mugavam siit püsti tõusta on? Pane see funktsioon ja pane nii, et ma nüüd saaks püsti. Kas see on kõige lihtsam või? No ütleme, et kuidas siit maha minna? Ma tahan lihtsalt tulla, aga kas see voodi kuidagi annab mulle siukse asendi ka, et annab mulle märku, et Hannes, mine nüüd ära. No ma panen sulle see vana inimese asendi praegu, et saad siit välja keerata. Nii, mul pandi vana inimese asendi ja siis ma saan siit voodist, ma saan nüüd kohe minema, aga see on tõesti kuidagi minu selja all, ma tunnen tagumikku ja selja puusad all, kuidas see voodi võtab mingisugust kuju, mis on päris mugav ausalt öeldes. Oota, nüüd ta viskab nüüd on mul küsimuse tunne, et nüüd ma lähen siit ära. Väga hea, ühesõnaga, kui te tahate näha imevoodid, mis vibreerivad ja mis reguleerivad teie norskamist, kas siis kõvemaks või väiksemaks, siis välja mineku juures on. Oota, mis teil selle värgi nimi ja boksi nimi on? Bed Factory ja asume Viljandis, et olemegi Tempüüri grupi liige siis. Selge, Bed Factory, BF siis ja nagu best friend või? Jah, BFS. Väga tore, olgu.